Tervist! Siin on mõtlemaatika ja meie tänaseks teemaks on protsendid 7. klassile. Ehk siis, mis see protsent tegelikkuses on? See on murdarv, mis väljendab suhet 100 ühiku või siis 100 osa kohta. See on üpris oluline mõtteühik, kuna ta hakkad seda nägema paljudes ülesannetes tulevikus ja selle kasutus igapäevaelus on ka täitsa olemas. Võtame siis selle juurde ka paar näidet. Ütleme, et sul on 100 õune ja sõber võtab ära sinult 20 õune sellest. Nüüd küsimus on siis selles, et mitu protsenti õunu sinu sõber sult ära võttis. Ehk siis mida me teeme? Me võtame selle summa, mis sult siis ära võeti, mis on see 20, ja nüüd me jagame selle algsummaga, mis oli siis 100. Ehk siis 20 jagatud 100-ga, see on 0,2, mis siis omakorda on 20%, sest 1 on nagu siis tervik, mis on siis 100%, ja 0,2 oleks siis 20%. Võtame järgmise ülesande. Ütleme, et sul on 20 pirni ja sa müüsid 5 nendest ära. Mitu protsenti pirne jääb sul alles on? Ehk siis nüüd meil küsitakse, mitu protsenti on meil algsest summast alles. Ehk siis me peame alguses leidma, palju pirne meil nüüd on. Ehk siis me teeme 20, mis on siis algselt, miinus 5. Ja siis tuleb 15 pirni. Ja nüüd me võtame siis 15 ja jagame selle algsummaga, ehk siis 20, 15 jagatud 20 ja me saame 0,75, mis on siis 75%. Ja nii lihtne see oligi. Lähme nüüd edasi protsent kui murru juurde. Ehk siis protsente saab esitada ka murdarvudena, mis aitab siis meil paremini mõista suhet alg- ja tulemussuuruse vahel. Toome siis jällegi juurde paar näidet sellest. Ehk siis ütleme, et 30% õuntest on punast värvi ja 70% õuntest on rohelist värvi. Ehk siis me saame kirjutada sama hästi, et 30 100 on punast värvi õunud ja 70 100 on rohelist värvi õunud. Samamoodi saame neid arve veel väiksemiks teha. Ehk siis 30 100 saab ka sama hästi kirjutada kui 30 ja 70 100 kui 70. Võtame nüüd ühe teise ülesande. Nüüd hoopis on 25% sentides ja 75% on paberrahana. Siin me saame siis võtta, et 25 100 on siis sentides või ka siis 1/4 ja 75% ehk 3/4 on paberrahana. Ja meil on kasulik seda teada, kuna vahepeal on parem arvutada protsente tehetes just murdudena. Lähme nüüd edasi siis osa leidmine alguvust suurusest. Protsentide abil on ka siis võimalik leida osa suurusest algsest tervikust. Jällegi toome siis paar näidet sellest välja. Ütleme, et sul on 40% õuntest punased ja kokku on sul õunu 150. Palju õunu on sul punased? Siit ülesandest saame kohe terviku, mis on 50 ja teine asi, mis meile antakse, on 40%, mis on punased õuned. Et me peamegi leidma 40% 150. Et teha see ühe tehtele, tema algselt 40% murruks, mis oleks 40 100, 40 100 või siis 40 ehk 0,4. Ja et leida punaste õuned arv, me korrutame 0,4 150-ga, mis tuleb siis 60 punaste õune. Ja see ongi lõplik vastus. Ja võtame nüüd teise ülesande. 80% pirnidest söödi loomade poolt puudetele. Puid oli kokku 10 ja igal pool rippus 20 pirni. Palju pirne jäi alles? Et leida siis kogu pirnide summa, teeme 10 × 20, millest tuleb 200 pirni. Ja kui 80% pirnidest söödi ära, siis 20% on see, mis jäi alles. Ehk me teeme 0,2 korda 200 ja vastus tuleb 40 pirni. Liigume nüüd algsuuruse leidmise ja protsentide arvutamise juurde. Mõnikord on vaja arvutada algsed suurused, teades ainult osa ja protsenti. Näiteks, kui 20 õune on 25% kogu arvust, siis kui palju õunu on kokku? Siin saame kasutada jagamist. Teeme jällegi 25% 0,25 ja et leida 100%, peame jagama 20 õuna 0,25-ga, millest tuleb 80 õunu. Ja see ongi lõppvastus.
Samamoodi saaksin teha ka korrutamist, kui teame, et 25% mahub 4 korda 100% sisse, peame korrutama 20 4-ga, et siis saab see 100 ja vastus on jällegi 80. Ja võtame teise ka. Kui 50 pirni on 1% kogu arvust, siis palju pirne kokku on? 1% tuleb siis teha 0,09 ja jällegi teeme jagamist, et võtame 50 pirni ja jagame 0,01-ga ja saame 5000 pirni. Ehk kui sa tead osa ja selle protsenti, on terviku leidmine väga kerge, ainult ühe tehtaga. Ja järgmiseks võtame suhte väljendamine protsentides. Protsentide abil saame väljendada suhet kahe või enama koguse vahel. See on jällegi väga kerge. Näiteks, kui sul on 2 korvi täisõunu, 1 korv punastega ja teine korv rohelistega, kui suure osa kumbki moodustab kogu mahust. Kuna meil pole öeldud, palju õunu mõlemas korvis on, eeldame, et neid on võrdselt. Ja kui meil on 2 korvi, siis ongi 50% ja 50% mõlemad korvid. Nüüd võtame teise ülesande. Kui sul on kilekott täis pirne, mis kaaluvad 1 kilo ja teine kilekott 0,5 kilo. Kogu mahu leiame liites mõlemad kokku, mis oleks 1 pluss 0,5, mis on siis 1,5 kilo. Esimese kilekoti osa leiame jagades 1 jagatud 1,5-ga ja saame ligikaudu 67%. Ning, et teha lihtsamaks teise harituse, saame lihtsalt võtta 100% ehk kogu mahu ja võtta sellelt maha 67%. Ja vastuseks tuleb 33%, mis oleks siis teise kilekoti osakaal. Nüüd juba liigume hinnamuutuse ja uue hinna juurde. Protsentide abil saame väljendada ka hinnamuutusi ja leida uue hinna. Näiteks, kui toote hind tõuseb 10%, siis kui palju maksab see nüüd, kui algne hind oli 50 eurot. 50 eurot on meil siin siis 100% ehk üks tervik ja kui hind tõuseb 10%, tõuseb ka arv. Kui 100% oli algne, siis 110% ehk 1,1-ga korrutame algset hinda. 50 eurot korda 1,1 on võrdne 55 euroga ja see ongi lõplik vastus. Teine. Jalgratas maksis 500 eurot, aga allahindlusega kukkus see hind 15% võrra. Palju maksab jalgratas nüüd? Siin on meil siis 500 eurot, mis on siis 100% ehk tervik ja kui see kukub, siis hind läheb ka väiksemaks. Siin me lahutame siis 100%-st 15% ja saame 85%, mis on siis 0,85. Korrutame 500 0,85-ga ja saame, et pärast allahindlust oli jalgratta hind 425 eurot. Liigume järgmisena suurust enne ja pärast muutmise juurde. Kui auto kiirus suureneb 20% võrra, siis kui palju kiirem on see nüüd võrreldes algse kiirusega, mis oli 50 km tunnis. Siin jällegi tuleb tegemist teha tervikuna protsendi liitmisega, ehk saame 120%, mis on 1,2. Selle korrutame 50-ga ja saame 60 km tunnis. Ja kui küsitakse, palju kiirem on see võrreldes algse kiirusega, teeme 60-50, mis on 10 km tunnis. Ja see ongi lõppvastus. Teine. Rattapöörete arv langeb 70% võrra muda sees. Kui palju aeglasem see nüüd on võrreldes algse kiirusega, mis oli 120 pööret sekundis. Seekord meil midagi langeb, ehk lahutame 100% 70, saame 30%, mis on 0,3. Selle korrutame algse summaga, mis on 120 korda 0,3 ja saame 36. Nüüd teeme 120 minus 36 ja saame, et 84 pööret sekundis oli see vahe. Järgmiseks võtame suuruse muutmise protsentides. Protsentide abil saame arvutada, kui palju suurus muutub teatud protsendi võrra. Näide, kui sa kaalud 60 kilo ja võtad 5% oma kehakaalust alla, siis kui palju sa kaalud nüüd. Kuna meil on tegemist kaalu langetusega, saab 95% ehk 0,95, sest algne arv langeb ja korrutame selle 60-ga. Vastuseks saame 57 kilo ja see on lõppvastus. Teine. Kui sa oled 70 cm pikk ja kasvad suvega 12% pikemaks, siis kui pikk sa oled nüüd? Siin
aga meil on kasvuga tegemist, ehk siis liidame 12% 100-le ja saame 112%, mis on 1,12 ja korrutame selle 170-ga ning saame 190,4 sentimeetrit. Nüüdseks muudame teemat vedelike peale, ehk siis promillid. Promill on üks murdarv, mis väljendab osa 1000-st. Näiteks, vere alkoholisisaldust väljendatakse promillides. Kui veres on 0,8 promilli alkoholi, siis see on 0,8 grammi alkoholi 1000 grammi vere kohta. See tähendab siis, et mis iganes arv või osa antakse sulle, on see 1000-st. Sellega on meie tänane teema läbi. Kui teil tekkis protsendi või selle lisade kohta küsimusi, olge julged ja kirjutage meile kommentaariumisse. Loodan, et teile see video meeldis, kindlasti likeige ja visake ka tellimus meie kanalile, et olla kursis meie õppevideotega. Järgmise korrani!